teid siia nii palju on tulnud, loodetavasti tuleb veel juurde. Täna avame siis koos teiega ühe äsja trükivalgust näinud raamatu pealkirjaga Algkristus, Jeesus rahvas ja algkogudus Iisraelis ning rahvaste seas. Mina olen Liina Kilemit, olen erialalt religioonisotsioloog, ameti poolest Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi dekaan. Minu vastas istub selle raamatu autor Randar Tasmut, kes on sama instituudi piibliteaduste professor. Kuna Randar on minu hea kolleeg, siis me räägime täna sina vormis. Täna tutvustamisele tulev raamat on kolmas ja viimane osa professor Tasmuti koostatud piibliteaduslike toimetuste kogumikust. Te näete neid teisi triloogia osi siin ekraanil. Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia on ilmunud 2020. Jeesus kuningriike läkitamine on koostöös doktor Ingmar Kurega ilmunud 2022 ja nüüd siis 3 aastat hiljem, 2025, see raamat, mida me täna tutvustama asume, Algkristus, Jeesus rahvas ja algkogudus Iisraelis ning rahvaste seas. Enne kui läheme raamatu juurde, teeme tutvust ka autoriga. Autor Randar Tasmut on teoloogia doktor ja nagu ma juba ütlesin, piibliteaduste professor ELK Usuteaduse Instituudis. Oma esimese kõrghariduse omandas Randar Tasmut Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Pärast seda töötas ta mõnda aega kooliõpetajana. Ole hea, Randar, ütle, mis eriala see oli, mida sa õpetasid? Jaa, tere kõigile, kes siin on ja kes kuulevad ja kes võib-olla pärast ka niisugust salvestust juhtuvad kuulma. See oli joonestamine, tööõpetus, see oli see Eduard Vilden nimeline Tallinna Pedagoogiline Instituut ja seal ma veetsin siis 5 aastat ja see oli küllaltki hea selline laiapõhjaline nii tehnilisi kui ka kunstilisi teemasid ja seal ma kirjutasin diplomitöö Egiptuse kunstist kuni vana riigi lõpuni. Mõtlesin, et kõige niisugusem varajasem aeg, millest kõige vähem on teada, ehk siis see periood, kuhu kuuluvad ka veel need suured Giza püramiidid, sellel teemal kirjutasin siis selle diplomitöö. Ja sain ta siis 23-aastaselt valmis ja kui ma ükskord sirvisin neid mustvalgeid fotosid, mida ma siis sinna niisugusesse mappi panin, millega ma neid piltide kaudu siis seda mõtet esitasin, siis ma panin tähele, et ma olin sellel ajal kirjutanud selle mehaanilise masinaga sellise deviisi, et kunst on müügi nähtav vorm. Ehk siis sellest on juba peaaegu 50 aastat möödas ja ma leian, et see, mille ma tookord nagu selle Egiptuse kunstist tehtud diplomitöö juurde juba siis noorena kirjutasin, peab paika ka täna, et kunst laiemalt mõttes ongi ju selle mütose, selle jutustuse, selle mõtte nähtav vorm, ükskõik, on ta imperiaalne, on ta lihtsate inimeste oma, vaat niisugune mõte tuli korraga sellele, kui sa küsisid. Ja aitäh, väga huvitav fakt ja see näitas, et tegelikult sa hakkasid oma sellele edasisele huvialale juba lähemale liikuma. Edasi läks siis Randar Tasmut õppima Usuteaduse Instituuti. Pärast mille lõpetamist sai temast kirikuõpetaja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kose koguduses. Doktorikraadi kaitses Randar Helsingi ülikoolis ja see käsitles johanneslikku kirjandust. 1990. aastast töötab Randar Usuteaduse Instituudis, kus ta on olnud lektor, dotsent, professor, ka rektor ja väga pikka aega dekaan. Nii et ta on minu ametieelkäija ja olnud mulle viimastel aastatel ka mentor. Randar on teinud lisaks õpetamise ja administreerimise tööle ka teadustööd, avaldades artikleid nii kodumaal kui välismaal. Tema uurimisteemad on seotud olnud johannesliku kirjandusega, Pauluse teoloogiaga, samuti Uue Testamendi ajastu loo, eksegeesi, metoodika ja hermeneutikaga. Lisan veel siia juurde, et autor on olnud ka väga paljudele inimestele isiklikuks õpetajaks ja eeskujuks.
ta on nende pikkade aastate jooksul juhendanud loendamatul arvul lõputöid ja magistritöid, olnud heaks nõuandjaks, akadeemiliseks toetajaks ja sõbraks. Nüüd aga läheme raamatu juurde. Randar, eestikeelse teoloogilise originaalteose, ma mõtlen just selles mõttes, et mitte tõlke, vaid eesti keeles kirjutatud teoloogilise raamatu ilmumine on Eestis päris haruldane sündmus. Tõlkeid on ilmunud, aga originaale eriti ei ole. Millal viimane originaal näiteks piibli teadustes või laiemas teoloogias ilmus? Üks originaali autor on ka praegu täna siin meie hulgas, varakristliku teoloogia osas mu hea kolleeg. See on üsna hiljutine raamat ja ma tõenäoliselt olen ka selles raamatus Tarmo Toomi raamatule viidanud, aga otseselt kui päris piibliteadustesse minna, siis selliste tiitlite all nagu Uue Testamendi teoloogia või siis Jeesuse käsitlus või algkristlus ei olegi ühtegi päriselt sellist teaduslikku käsitlust, mille puhul oleks silmas peetud õppijaid, vaimulikke kolleege, varitlasi, kultuuriloa õppijaid, õpetajaid, ajalooõpetajaid, keda tahes. Nii et selles osas on doktoritöid, aga ei ole selliseid monograafilisi käsitlusi, mis hõlmaksid laia ala. Nii et selles osas on kõik need 3 raamatut, mida siin praegu näha võib Eesti enda autorite puhul esimesed. Tõlked on siin Karl Martin Fischeri Algkristus, mis on saksa keeles tõlgitud, on John Traini Jeesus, mis on inglise keeles tõlgitud, aga ütleme sellist lähenemist, kus eestlane oma keele ja enda keelde tõlkimise kaudu, mitte tõlkija, kes tõlgib võõrast valmis raamatut ja siis arutleb toimetajaga, vaid kes ise kujundab nagu selle mõistete süsteemi ja kompositsiooni ja jutustuse liini ehk nagu storyline, neid ei ole. Mis neid 3 triloogia raamatut omavahel seob? Mis üldse teeb nendest triloogia? Triloogia kujunes mittekavatsetuna. See oli kuskil siis 2017, kui ma vaatasin, et on aeg sealmaal, et see kogemus, mis mul on olnud ammu tõlgitud sakslase Eduard Loose Uue Testamendi teoloogia õpetamiselt, et see jääb meie jaoks nagu kuivaks ja seal ei käsitleta paljusid teemasid, mis vaja oleks käsitleda. Ja siis ma leidsin, et praegu on aeg teha nüüd selle kogemuse põhjal ja selle lugemuse põhjal õpik Eesti inimesele. Ja kõikide nende raamatute puhul ma räägin praegu ära, et see mul ära ei ununeks, on eriti oluline taga olev aineregister, iga ühe taga on aineregister. See ei ole mitte piibli kirjakohtade register, vaid see juhib teemadele, mida raamatus on erinevates kohtades käsitletud. Ja kui seal on näiteks märksõna eetika selle viimase raamatu puhul, siis on seda nii Jeesuse puhul kasutatud, on ka Pauluse puhul uuesti seesama sõna tulnud, nii et see viitab lehekülgedele, kus on kirjakoht. Et esimene raamat sündis otsesest vajadusest. Teise raamatuga oli nõnda, et kui see oli ilmunud, siis mul oli hea kolleegi Ingmar Korega, kes on teoloogia doktor, oli ükskord jutuks, et on ka vaja missiooni teemat käsitleda sellisena, et see oleks õppekirjandusena käsitletav ja siis ütlesin, et kuule, teeme ühe raamatu kahe peale, et ma kirjutan selle Jeesuse osa ja selle juutluse osa, mismoodi see Iisraeli nägemus omal ajal sündis ja kuidas see vara algkristluses kujunes ja kirjuta sina Paulusest kui missionäärist selline osa, mis oleks ka õpetatav missiooniõpikuna, et vaatle Paulust sellisena, et see oleks laiemalt kui ainult Uue Testamendi põhjal olev. Ja siis sündis see raamat pealkirjaga siis Jeesus, kuningriik, eks ole, me räägime kuningriigist, sest et tegelikult kreeka keeles on Basileias, on kuningriik, eesti keeles sõna riik on liiga ametlik ja läkitamine. Sõna läkitamine on nüüd praegu missiooni asemele pandud selles mõttes, et see on apostello, mine välja, läkit. Ja leidsime sellise eestikeelse väljenduse, et igal pool siis praegu ja kolmas sündis siis sellest, et ma vaatasin, et nagu üks punkt on veel puudu ja ma hakkasin tajuma ka, et tuleb ära täita mõningad kohad, et see kolmas raamat
saab kogu aeg viidata tagasi. Nad on ka õppimise järjekorras. Esimesena on see lühikene ülevaade Uue Testamendi teoloogiast tervikuna, siis tuleb spetsiifilisemalt Jeesus ja Paulus ja siis kolmandana nüüd Kristus tervikuna, mis hõlmab korraga nii kirjanduse kui ka ajaloolise vaateviisi ja viitab aina tagasi, seda vaata täpsemalt esimesest raamatust, seda vaata täpsemalt teisest raamatust. Ehk siis see cross-reference, niisugune siseviitamine võimaldab siis seda, et see kolmas nagu katustab, paneb nagu sellise katuse peale. Uudissõnu on ka muidugi ühest kui teisest kohast sisse tulnud, mida ma olen eesti keelde püüdnud tuua. Äkki juurduvad, nii et tead. Ja nendest uudissõnadest me räägime veel natuke selle pärast eraldi. Aga läheme nüüd üldisemalt raamatu tutvustamisega edasi, et mina mõistagi olen selle raamatu tänaseks läbi lugenud. See raamat kõige üldisemalt öelduna räägib meile Kristuse sünniloo. Ja raamatu autor on püüdnud seda sünnilugu meile tõepoolest jutustada nii, nagu ta ise ühe märksõna ütles, et see on storyline. Et ta püüab järgida kronoloogilist sündmuste järjestust, nii palju muidugi, kui see tänaseks on tuvastatud ja hoida sellist jutustavat laadi. Kuna raamat ise on teaduslik, ta kuulub piibliteaduste distsipliini alla, siis autor on püüdnud vältida sellist väga sügavat teaduslikku vormi, ehk siis teineteisest väga teravalt eristatud peatükkide kaupa materjali esitamist, vaid tõepoolest hoidnud sellist jutustavat laadi, niisugust loogilist järjekorda ja seetõttu see raamat oli minule hea ja mugav lugeda, kuigi ta eeldab tõepoolest süvenemist, sellepärast et sündmuste vahele on põimitud seletused, analüüsid, selgitused, definitsioonid, seosed, aga need kõik on põimitud sinna vahele ja ka joonealustesse, mis teeb sellepärast selle lugemise mugavaks, et ma ei pea hakkama seda endale lugemiseks ja arusaamiseks vajalikku infot kookima kusagilt lisadest või raamatusabast või veel hullem teistest allikatest. Et see kronoloogiline mõnus jälgitavus teeb sellega minu arvates lihtsalt ajaloohuvilistele huvitavaks raamatuks. Ka nende jaoks, kes võib-olla spetsiifiliselt teoloogilisest materjalist ei huvitugi, vaid tahavadki just jälgida seda lugu, seda ajalugu, leida vastuseid enda küsimustele, et kuidas siis Kristus sündis. Mis oli selle raamatu peamine eesmärk, et sa ühe olulisena nimetasid, et see on õpik. Aga veel, miks ta veel on oluline? Miks sa otsustasid selle raamatu sellisena kirjutada? Peale õpikuna neile, keda ma ise õpetan, loodan, et see võiks olla ka käsiraamatuks kolleegidele, vaimulikele ELK-s ja teistes konfessioonides. Ja ma loodan, et ka kultuuriloo, ajaloo, kirjanduse, mis tahes sellise valdkonna õpetajad meie Eestimaal võiksid saada sealt kasu, et see oleks ka korpusteksti lugemisel ka nendele kasulik. Et olen püüdnud kõigis kolmes raamatus seda teha, et korpustekst oleks loetav ilma kogu aeg allaviitesse vaatamata, aga hargukad allviited ja kreekakeelsed ja vahel ka muukeelsed niisugused märksõnad ja märklaused annavad siis süvenemise võimaluse, et selles mõttes ei pea alla kogu aeg hüppama, aga nagu partituurist kõige kätte saamiseks läheks ikka selle raamatu lugemiseks ikka 2-3 kuud. Koos piibliga, muidugi, koos piibliga. Selles mõttes, et see eesmärk on olnud siis üsna laialdane. Ehk siis nagu lõpetada selline tervikkäsitlus ja püüda anda siis parim selleks, et see oleks korraga saksapäraselt teabemahukas, inglisepäraselt niisugune stiilselt loetav ja eestipäraselt Eesti olustikku paigutatav ülesanne, mida tavaliselt nagu eriti teha ei saa, et eestlane tahab, et kodu oleks Männi metsas, kesklinnas ja mere kaldal ka veel. Et neid kõiki asju kokku panna. Piibli inimesed, kes esitavad soove, kuidas piiblit tõlkida, on mõnikord samasugused, et ühed ütlevad, et peab olema täiesti ladus noortepiibel, teised ütlevad, ei, väga sügavalt teaduslik peab olema kõik niimoodi.
ja anna siis nüüd nii-öelda ühele väikesele rahvale, kus on ainult üks piiblitõlge reaalselt korraga võimalik, siis niisugune tõlge, mis kõikidele eri suunidele korraga vastaks. Nii et see raamat tuleb selles mõttes ka nagu õigel ajal, et meil praegu käimas eestikeelse piibli tõlkimine. Eestikeelse piibli tõlkimine ja vaat sellega koos tuli meelde ka veel teine väga oluline asi, praegu käib ka ju eestikeelse vaimuliku usulise terminoloogia, see on see usu sõnastik, veebisõnastik, mis on juba mitu aastat toiminud ja mul on väga hästi läinud selles mõttes, et ma olen saanud kasutada toimetajana Riina Ruutu, tema ise ütleb, et on Ruutu ja väga tänan teda siin täna ei ole, aga tema töötab nagu väga sügavalt selles leksikonis, see on veebis see ususõnade leksikon ja seal on juba terve hulk nagu sõnu ja märksõnu oma sellise kuju leidnud, et kuidas kirjutatakse, kas süneedrium või sanhedrin. Ja siis mul oli väga hea küsida, et kuidas me nüüd praegu juba selles kollektiivis, kus on kuskil 8-9 inimest, on nii pooliku jõuga, ma ei tea, 6-7 aastat tööd teinud. Et kuidas me oleme kokku leppinud, et kui me oleme nii kokku leppinud sõnad, milledest on eestikeelses kirjanduses, on erinevaid sõnavorme. Et võtame siis selle, mis selles ususõnastikus on juba kokku lepitud, et see võimalikult palju nendes asjades langeks kokku selle ususõnastikuga. Ma ei tea, küsisid sa midagi veel, ma hakkasin rääkima nüüd. Mina sain oma küsimusele vastus ja kui kellegi jäi midagi segaseks, siis 15 minutit enne lõppu me teeme sellise küsimuste-vastuste vooru, et kõik publikul, kas viibijad saavad ka oma küsimusi esitada. Aga mina järgmisena palun, et sa natukene piiritleksid seda ajaperioodi, mida see raamat puudutab? See on selles mõttes hea küsimus, et see puudutab ka osaliselt pealkirja valikut. Ja kuna ma olen valinud selleks, algkristlus on selline üldine rahvusvaheline ja ka eesti keeles üldine termin, uurkristentuum, saksa keeles uur on ka ürg, algkristlus või siis early Christianity, primitive Christianity, original Christianity ja mis tahes, inglased otsivad väga erinevaid asju, meil eesti keeles on see algkristlus selleks kõige paremaks, laiemaks katusterminiks, mis sisaldab endas ka seda nüanssi, mida kunagi on kirjutatud, eks ole, kirjeldatud apostliku ajajärguna, mis on liiga kitsas ja kõiki muid, aga siis see, et see on algusega seotud ja selles mõttes ma alustasin selle mõttega, kust kohast alustada, nagu öeldakse, kust alustada ja millega lõpetada Jeesuse isikuga, Jeesusega, tema poolt kutsututega, selle rahvaga, keda ta kutsus. Sellega algab ju siis see Messia lugu, Kristuse lugu ja need aastad, mil Jeesus kogus oma järelkäijad, see sünnitas pärimus. See sünnitas kõige selle teabe, mis temast on olemas ja mis temast kandus edasi terve 1. sajandi jooksul. Ütleme, et siis mingi aasta 27 peale ajaarvamise algust, peale Kristust, nagu öeldakse. Ja lõpetab 100-120 selles piirkonnas ujuvalt niimoodi, kus kogu Uue Testamendi kirjandus, mis peegeldab tegelikult see algkristluse sees, mis elu, on juba valmis saanud. Ja kui lõpevad meile ka need otsesed allikad, ehk siis see, mis Uue Testamendi enda kirjandus on, 100-110 selles piirkonnas lõpetab ja see jaguneb siis omakorda niisugusteks erineva iseloomuga, karakteriga perioodideks, võib-olla sa tahad pärast nendest veel küsida ära, nendest perioodist räägime kohe. Hoopis tekkis üks teine küsimus. See vahel on üks periood, millest on väga vähe teada. See tundus nii salapärane, et millega see vist auku seletada? Ja see auk 30-50, jah, seda sa mõtled, ja. See ongi see, kus meil puuduvad igasugused sellel periood kirjalikud allikad, mis meil teada. Ehk siis, kui me arvestame Jeesuse maapealse elu lõpuaasta 30 ümmargusel, see on kõige rohkem levinud pakkumine. Ja aastaga 50 peale Kristust, kui Paulus kirjutas esimese kirja Korintlastele,
see on vahepeal 20 aastat, kus meil ei ole ühtegi kirjalikku dokumenti teada, mille kohta me teeme metoodiliselt järeldusi Pauluse kirjade, apostlitegude raamatu ja evangeeliumite põhjal. Ehk siis see on periood, mida me peame tagantjärgi valgustama. Alates aastast 50 on meil juba kasutada materjali, mis kujutab oma aeg. Eriti viljakad on Pauluse kirjad, sest ta kirjutab kogudustele, kellega ta kogu aeg läbis. Ja need probleemid, mis seal on, need on nii-öelda reaalajas. Ja sealt edasi, kuni siis kuskil aastani 120, et ma pean siis nagu seda algkristust perioodiks umbes 27 kuni siis nagu kõige laiemalt kuni 120, mis on 90 aastat, 100 aastat, kuhu jääb siis 2-3 põlvkonda. Ja siin tuleb see põlvkondade küsimus ka juba, et Kristuse kujunemine erinevate põlvkondadega, nendest alates, kes oli Jeesust näinud, oli tema jüngrid olnud, temaga kaasas käinud, jüngluse mõiste kahtlemata palju laiem kui see kitsas apostlite mõiste, ma olen seda alati üliõpilastel ütelnud, et ärge kunagi neid samastage niimoodi omavahel, et loomulikult apostlid olid jüngrid niikuinii, aga jüngrite hulk oli tohutult palju suurem kui need 12 meile enam-vähem nimeliselt teada olevat. Apostlit nimetatakse. Ma ei tea, kas ma rääksin ühe rohkem või vähem? Aitäh! Et läheme siis ka mõistete juurde. Juba pealkirjas on üks väljend, mis tekitab küsimusi. See on Jeesus rahvas. Mina olen tõepoolest pannud tähele, et sakslased näiteks kasutavad Jeesus Benekung. Aga eesti keeles Jeesus rahvast mina ei ole varem kohanud. Võib-olla minu viga. Aga palun seleta, algkristlus on tuttav termin, algkristlased samuti, algkogudus. Aga kes või mis on Jeesus rahvas? No see ongi see hea küsimus, mille juurde ma jõudsin, et jah, ütleme niisugust Jesus people, sellist aeg-ajalt, sellist väljendeid inglise keeles on, aga jah, veguga liikumine või ma tahtsin just nagu seda kogukondlikkust esile tuua niimoodi, et kui ma väga nagu rõhutatult alustan selle perioodiga, selle ka Jeesuse enda tegevusega ja selle küsimusega, kuidas ta kutsus, mismoodi inimesed leidsid temast selle, kelle juurde tulla, et milles see saladus peitus, siis loomulikult olid need esmased inimesed, Galilea inimesed, kelledele Jeesus oli niivõrd lähedane, et paljud neist olid valmis temaga saatust jagama, kaasa minema, saatust jagama. Need olid need inimesed, kelledele Jeesus vastas nendele küsimustele, mis neil oli ja rohkem veel kui küsimustele, see taju või see eesti keele hea sõna meelevald, mis pidi olema, et see liikumine sellisel kombel kujunes ja et see liikumine saavutas veelgi suurema pühendumuse Jeesusele peale seda Jeesuse äravõtmist. Et kasvas ja seepärast ma nimetangi seda siis nagu Jeesus rahvaks ja siis ma otsisin sellele ka ingliskeelset pealkirja ja siis mu hea kolleeg, ma konsulteerisin Gustav Piiriga ja ta ütles, et aga Jesus people ei oleks selles mõttes hea, et Ameerikas on ka üks selline liikumine, mis on nagu väga selline omaette iseennast nii nimetab, et see tekitab inglisekeelses maailmas segadust, eestikeelses maailmas ei tekita segadust. Meil Eestis ei ole, Jeesus rahvaga ei ole nagu mingit segadust, sest niisugust nimelist kogudust ma veel ei tea, küll igasuguseid kogudusi on, kes on endal igasuguseid huvitavaid nimesid võtnud. Aga niisugust ma veel ei tea, et neid ta segadust ei tekita. Ja siis ta pakkus mulle Jesuaiks, et nagu Jeesuslased. Aga ma mõtlesin, et Jeesuslased või teine võimalus on Jeesuslased. Need on need, kes siis jätkuvalt pidasid Jeesust oma messiaks, oma issandaks, juutide puhul messiaks eriti, samuti issandaks ja kes järgnevalt, kelledele Jeesus oli isikuks ja jumalaks, kelle nimel võis ennast ohverda, kelle nimel võis ennast nii-öelda likku panna. Ja sellepärast ta tuligi, et see Jeesus rahvas sündis kus kohas, Galileas, Iisraelis ja pärast rahvaste seas kuni muudest rahvustest pärinevad jeesuslased saavutasid arvulise ülekaalu juutidele. Sa oled raamatu alguses öelnud, et püüad muu hulgas leida vastust küsimusele, mis tegi äsja sündinud Jeesuse pooldajate grupist sedavõrd kiiresti kasvava liikumise. Suhteliselt lühikese aja jooksul liikumine või levi
siis tema ideed levisid Jeruusalemmast Antiookiasse, sealt Efesusse, Korintosesse, edasi juba Ateenasse ja Rooma, kus tekkisid nende ideede või õpetuse pooldajatest kogukonnad või kogudused. Et sa oled nagu püüdnud selles raamatus jõuda jälile sellele, mis oli selle kiire leviku retseptiks. Ja mind ennast sotsioloogina ka see teema väga huvitab, sest üks minu huvisid on olnud ka kogudustega liitumine ja üldse usuliste liikumiste dünaamika, teke ja areng. Et millistele järeldustele raamatu lugeja võib nendes küsimustes nüüd jõuda? See ongi hea küsimus ja seda on nagu, ma olen seda avalikult seal küsinud, sest seda raamatut ma olen püüdnud kirjutada probleemõppe vormis. Seal on arvukalt küsimusi, milledele kõigile kahtlemata päris vastust ei tule. Ja eks lugejad võivad ju seal sõrmega järgi ajada, aga lühidalt kokkuvõttes erinevates kohtades on neid kohti puudutatud. Küllap see oli selles osaduse vajadusele vastuse leidmine, sellise väe äratundmine ja armastuse kogemine, mida selle lühikese aja jooksul, kui need inimesed, kes Jeesuse õpilased olid jüngrid, mida nemad kogesid ja mida nemad kuidagi pidid, võt seesama 20 aastat, millest me midagi ei tea, kuhu me sisse astuda ei saa, ega me kõrvalt vaadata ei saa, kuidas see pidi sealt niimoodi õhkuma ja välja minema, et inimesed soovisid sinna tulla, sest Saulus läheb Antiookiasse juba üsna varsti peale Jeesuse maapealse elu lõppu, et seal olevaid kristlasi kinni siduda. Üsna varsti. Kuidas see Antiookiasse jõudis? Tähendab, inimesed liikusid Antiookias, mis oli Süüria Antiookia, sest Väike-Aasias on ju ka veel teine Pisiidi Antiookia. Kuidas seal oli tekkinud juba see kogukond, nii et Paulus sinna läks ja Peetrus ka tuli ja seal tekkis selline arutlus, et see ongi see suur mõistatus ja mida me sellele vastata saame, eks ole, inimlikult ei ole võimalik seda päriselt selgitada, seda pidi tookord saama kogeda. Nõndamoodi, et kui esimeses raamatus on mul pealkiri, et kristlik usulised mõtte ja praktika sünd, et iga sõna on seal selles mõttes läbi mõeldud, et nii mõte kui ka see praktika, kuidas see tegelikult toimis, need olid käsikäes ja selles praktikas oli midagi sellist, mida me saame küll vaadata jälgi. Uus testament on jälg sellest. Aga see ei ole meie jaoks elapraktika, aga selle otsimine, kuidas elapraktika võis toimida, on ju ka ülesanne, et pühavaimu juhtimisel meie tänapäeva ristiusukogudused leiaksid selle sarnase tee, nagu Johannese evangeeliumis on ka öeldud, ta juhatab meid kõigesse tõtte, ta tuletab meelde Kristust. Pühavaimu toime on patutundmisele tuua, Kristust meenutada, tuua selgust selles, mis on õige. Ja järelikult ka Johannese evangeeliumi kirjutaja on juba need sõnad Jeesuse õpetusest kirja pannud, mis osaliselt annavad meile mingisugust vastust. Mingisugust. Religioonisotsioloogias on öeldud, et üheks oluliseks eeltingimuseks, et sõnum langeks viljakale pinnasele, on see, et ühiskonnas peab olema piisaval hulgal inimesi, kes on olemasoleva ühiskondi kultuurilise olukorraga väga rahulolematud, kelle meeleoludele ja ootustele see sõnum vastab, mida kuulutatakse. Sõnum peab sõnastama ühiskonnas valitseva segaduse ja vastuolude põhjusi ja peab näitama väljapääsu tekkinud olukorrast. Karismaatilisest liidrist, kes õpetuse loob, üksi nii-öelda ei piisa, peab olema ideoloogiline liider, kes loob organisatsiooni, kes paneb õpetuse kirja, kes jagab rollid ja vastutused, määrab sanktsioonid, ehk siis tekitab nii-öelda algelise organisatsiooni, kes hakkab õpetust levitama. Usku tuleb hakata tõepoolest süsteemselt õpetama ja levitama, selleks tuleb välja töötada mehhanismid, tuleb määrata, kes saavad liikmeks astuda ja mis alustel, tuleb luua elementaarnegi juhtimisstruktuur,
peab olema juht, kes õpetab ja vajadusel sanktsioneerib, ütleb, mis on vale õpetus. Kas sellised tingimused olid täidetud? Tegelikult sa peaaegu nagu lugesid terve rea niisuguseid alapeatükke läbi selle raamatu niimoodi ära. Ma hakkasin nagu ära tundma, et see praegune sotsioloogia juhib tähelepanu nendele asjadele, mis selles 80-90 aasta jooksul kuidagi juba teostus. Et Jeesus kui algataja, Jeesus kui liikuma panija, Jeesus kui autoriteet, Jeesus kui meelevalla omaja innustas neid inimesi ja siis, eks ole, kutsuti Jumala poolt Saulus, eks ole, kes ei ole jünger olnud, kes võib-olla ei ole maapealset Jeesust näinud. Ja siis nii selle pärimuse teadasaamise põhjal, mida Paulus kirjutab, ma olen teada saanud koguduselt, ta kirjutab paljusu seda, mida ta on tegelikult kogudusest teada saanud. Ja siis nende ilmutuste ja siis oma selle pariseerliku hariduse ja ka oma antiikmaailma, Kreeka maailma tundmise põhjal, nagu mitme komponendi põhjal on siis tema ja siis see karismaatilisus, mis talle oli antud selle kõige tervikuna suutis ta siis seda liikumist viia Vahemere äärsetesse teistesse maadesse, linnadesse, kus algselt olid sünagoogid olemas aga palju kreeklasi ja jumalakartlikke ja ka õpetust, väga tugevalt õpetust, mille üle ju 2000 aastat on arvutusi ja tõlgendusi kirjutatud ja kirjutatakse edasi ja siis veelgi edasi sellest samast koolkonnast tulid see pastoraalkirjad, milles juba ametisse pandavad isikud ja nendele esitatavad nõuded, missugune peab diakon olema, missugune presbüüter, missugune piiskop ehk ülevaataja olema. Eks seal hakkab kujunema see struktuur ja juba vaade endale kristlaskonnale, Jeesusrahvale kui selles maailmas olevale osaduskonnale, kes peab väljapoole toimima. Ja no muidugi väga eriline on ka olnud Luukas, ainus Uue Testamendi autor, kes ei olnud juut, kellest me teame vähemalt. Me ei tea Hebra kirja autorist näiteks praktiliselt midagi, aga tõenäoliselt oli väga haritud juut. Ja tema on kirjutanud siis nagu selles apostlitegude raamatus ka juba selle esimese enesevaate, andnud ütleme sellele varajasele algkristlusele enesetunnetuse ja oma algajaloo, kui ta seal 80. aastate paiku kirjutas ja alustas sündmustega, mis leidsid aset seal umbes aasta 30 paiku, rääkimata sellest, et ta ka evangeeliumi on kirjutanud, siis ta andis sellise tagasivaatava ajaloo, ehk siis uus liikumine on saanud oma ajaloolise väärikuse, mis annab võimaluse ka edasi vaadata. See on üks väga kohutav asi, kui haridusmaailmas hakatakse nii toimima, et püütakse rahvalt ära võtta tema identiteet ja tema päris minevik ja mälu ja väärtused ja need, keda ta austab. Ja siis sellega võetakse ka nagu seda tulevikku ära. Niimoodi sellisel kombel kujunes siis kuidagi imelisel kombel ka need, millest sa sotsioloogiliselt siin kõnelesid, et struktuur ja mul on seal võib-olla sa viitasid ka sellele ilma ütlemata, et mul on üks üsna spontaanne väike ekskurss seal algkristlusest kui omaaegsest sellisest pühast internetist, kus tekkis see koguduste võrgustikku, vaadata seda Vahemere äärset idaosa ja põhjaosa ja piiblites on ka need Pauluse reiside jooned nagu trajektoorid kirjeldatud, siis sealt tuleb ju nagu selline sadu ja sadu ruutkilomeetrit, tuhandeid ruutkilomeetrit hõlmav võrgustik, mis oli mõnekümne aastaga valmis. Ja siit tekib küsimus, et miks kristlusest sai missioneeriv religioon, et islamis ja judaismis me ju tegelikult seda sellisel kujul ei näe. Juutluses, jaa, siin on see terminid, ma olen ka selles osas teinud nüüd siin, püüdnud seda järge pidada, et eesti keeles on kaks võimalust. Inglise keeles on ainult judaism ja saksa keeles on judentum. Ja eesti keeles on niimoodi, et ma nüüd hakkasin teist asja rääkima, aga las ta olla. Räägi see ka ära. Las ta olla. Sellepärast, et sellele identiteedi küsimusele Jeesuslastele, Jeesuse rahvale, kui algselt juutidele, kes juutluse rüppes
rüppes sündisid, nende puhul tuleme nüüd siis siia juurde, et kui inglise keelt vaadata, siis kõik inglise Eesti sõnaraamatud ütlevad judaismi kohta, et see on judaismi, nagu meil kohe toortõlge on, eks ole, see on judaism. Nad ei erista ka selle erinevaid perioode, ei erista Jeesusele eelnevat aega, esimest sajandit, kaasaega, kõik on judaism. Vahel öeldakse siis, et kas on early judaism või second temple judaism. Saksa Eesti sõnaraamatutes juudeltuum on aina juutluseks tõlgitud. Meil eestlastel on 2 sõna. Me oleme rikkamad selles pooles ja ma olen nagu teinud selle eristuse praegu, ma räägin juutlusest kui Iisraeli religioonist alates Paabeli vangipõlvele järgnevast ajast, Esra ajast kuni kuskile 1.–2. sajandi vahetuseni peale Kristus, kui toimus siis see, et Kristus läks täiesti nagu oma tee ja peale Jeruusalemma hävitamist juutkond, juudi rahvas pidi leidma uue tee, sest templit ei olnud, pidi ennast sobitama selles maailmas, kus Jeruusalemm oli teist korda varemetes, kus ei saanud teenistust pidada ja kus sündis tõlgendav materjal, kõigepealt Mishnah, pärast Talmud ja 2., 3., 4., 5. sajand ongi see, kus Kristus loob oma varajase teoloogia ja juutlus muutub selleks, mida mina siis nimetan judaismiks, sest meil on võimalus 2 sõna kasutada. Ja üks mu selle raamatu mõtteid ongi püüda korda rajada selles mõttes, et neid ei kasutataks läbisegi, sest sellisel juhul see ajalooline joon, mida ma siin pidevalt nagu jälgin ja püüan esile tuua. Aga nüüd sinu küsimus oli selles, et ei ole missiooni meelsust. Teise templi aegses juutluses, ehk siis oli see mõnes mõttes olemas, selles mõttes, et nii Jesaja raamat kui Miika raamat räägivad rahvastest, kes tulevad Jeruusalemma. Idee on selles, et muud rahvad tulevad Jaakobi Jumala kotta, tulevad issanda toorat, seda toorat, mis Iisraelile on antud, tulevad seda õppima, tekib vajadus selle järele. Peale Jeruusalemma hävitamist aastal 70 juudi rahvas tõmbus. Ja võt seda ma nimetan judaismiks. Olude sunnil tõmbus endasse ja see missiooni meelsus kadus ära. Sellepärast, et Jeesuse ajal me räägime ju ja 1. sajandil me räägime paljudest nendest proselüütidest ja jumalakartlikest, kes juba pooleldi liitusid juutlusega, soovisid seda, ei saanud päris juudi rahvaks, aga liitusid. Aga Kristus võttis toetus Iisraeli rahva tõotustele. Toetus 1. Moosese raamatu 12. peatüki tõotusele Abrahamile, sinu seemnest õnnistatakse kõiki rahvaid maa peal. See on üsna piibli alguses, 1. Mooses 12. Kristus vaatas, me oleme ju tegelikult, me oleme ju Abrahami juur, me oleme Iisrael, aga see tõotus on antud, et kõigile saaks evangeelium kuulutatud ja kui nüüd Jeesus on messija, siis on ta kõigi rahvaste messija. Ja see äratundmine, et see ei ole katke, algkristuses ei ole teadlikku katket juutlusega. Nii et minu selle raamatu üks moment on ka nii-öelda selline identiteedi arutlus juutluse varajase Kristuse ja see tulebki sellest Jeesusrahva teemast, et kuidas kedagi nimetada. Nii et ma ütleksin messialased, esimesed Jeesusesse uskujad olid ju kõik rahvused juudid, nemad olid eesti keeles öeldes messialased, sest Jeesus, Natsareti Jeesus on neile messija. Ja kui nad on messialased, siis see on kreeka keeles on see kristlik. See on hästi huvitav arutlus siin nagu ka nende terminitega, kus siis on heebrea keel, kreeka keel, eesti keel ja muidugi siin inglise, saksa, soome. Sellel raamatul on alla peal 4 väga ilusat pilti. Ma tean, et sa tahtsid neid pilte natukene kommenteerida, et ma näitan neid nüüd ükshaaval siia ekraanile. Mina arvutist näen, mis ma tegema pean. Palun teil mingist abi. Tuli tulema. No nii, kes arvab ära, mida ma mõtelnud olen või mida ma otsinud olen, kus ma tegelikult ka olen paaril korral käinud, aga Natsaret.
kuidas on üks suuremaid, tuntumaid nimetusi, kuidas Jeesust tunti teada. Natsaretlane. Ja selle raamatu kaas, nii nagu ka esimese raamatu kaas, on see, et ma sellega alustan oma õpetust instituudis. Nende piltide kaudu natukene selle laka sisepöördel on sellest storyline'i jutustuse lõng, on sellest ka natukene juttu, kui sa siin lahti teed. Niimoodi, selles osas on natukene see jutustus siin ka sellisena olemas. Jeesus Natsaretist. Selle nimetus on meile tuntuks saanud ka ju selle nii nimetatud 4 ladinakeelse tähe I-N-R-I kaudu Jeesus Natsarenus Rex Judaeorum, Jeesus Natsaretlane juutide kuningas. Ja see oli see, kuidas Jeesus tunti alguses hästi palju. Alustame siis Natsaretist. Jeesus Luka 4. peatükis Jeesus alustab kõnet Natsareti sünagogis. Nii et see kodulinn ja kodukoht, see on siis igal juhul selle Jeesus rahva ja tema kodukoha selliseks liikuma panevaks kohaks. Ja järgmine. No nii, kust tulid õppijad? Galilea järve äärest. Mingi paarkümmend kilomeetrit sealt võib-olla ei olegi Natsaretist Galilea äärde inimesed käisid palju. Sealt kutsus Jeesus oma esimesed õppijad. No see järelkäijad. Ja nendel kallastel seal siis järelikult oli palju inimesi, kellele nimesid meie ei tea, kes olid Jeesus rahva liikmed. Meie praegu neid ei tunne, aga nad on siis identiteedilt sama, mis meie. Me oleme selles mõttes üks. Ja see on juba üsna lähedane sellisele kujutusele sellest materjalist ja olustikust, kui Jeesus kõneles paadist, vaigistas tormi ja üks koht ongi ju selline, kus ta sõitis natukene kaldast eemale ja rahvas oli kaldal ja siis me kõneles sealt vesi mööda vett, hääl liigub väga hästi ja kui rahvas on nagu tõusva mäe seljaku juures, see on nagu meie Eesti laululava, me oleme ka nagu põhjamaine Iisrael siin, mitte rohkem veel kui Juhan Leevi luuletus, et sa oled kui Iisrael vanasti. Kunstlikult tekitatud pilt siis, mismoodi võiks Jeruusalemm olla olnud nendel aegadel. See on siis see algkogudus, Jeruusalemma ja maakogudus, nagu me ütleme. Jeruusalemmast algas siis nagu see liikumine. 2 piirkonda oli, kus oli Jeesuse jüngreid õppijaid, Galilea ja Jeruusalemm. Ja sealt selline, nagu juudid ka ütlevad, et maailma kese, eks ta selles mõttes ole, et kõik muud huvitavad kohad kord tõusevad ja kord langevad, aga siis Jeruusalemm, see on uuesti nüüd Iisraeli rahva pealinn aastast 1948. Taas kunstlikult tekitatud pilt Ateenast ehk sellega võib siis piltlikult kujutada ka teisi Kreeka linnu. Ateenaga on vähem olnud Paulusel tegemist kõne Areopaagil, Korintusega rohkem, aga ka Korintus oli tuntud ja suur linn, samuti olid seal nii olemasolevad templid kui ka templivaremed. Ja see kujutab siis nagu seda maailma ette, kuhu Paulusel oli ülesanne ja missioon viia kuulutus Jeesusest, Kristusest nende rahvaste hulka, kes teda siis ei tulnud. Esimeses raamatus on ka storyline olemas. Ja no nii, nüüd see läks natuke väiksemaks, sest taga on need erinevad värvid. Nüüd oleme oma ajaga jõudnud sinna, et anname sõna publikule küsimusteks. Kellel on professor Tasmutile küsimusi? Kas on kosta, jah? Suur tänu Randale ja õnnitlused veel kord.
kindlasti saab sellest raamatust tulevased tudengid saavad palju kasu. Sa juba osaliselt vastasid sellele küsimusele, eriti selle intrigeerivale ingliskeelsele tõlkele Jeshuins, kust see tuleb. Aga mu küsimus on nagu kaheosaline. Esiteks, kuna alapealkiri siiski kasutab eristust Jeesusrahva ja algkoguduse vahel, mis neid eristab, neid mõisteid? Ja teiseks, kas sa ma ei ole veel lugenud seda, aga kas sa ka käsitled mõistet supersessionism, et kas Jeesusrahvas sa jõuaks Jumala rahvaks? Aitäh! See oli siis Jeesusrahvas ja algkogudus. Ja. No, head küsimused loomulikult, mis on ja algkogudus. Tegelikult aitäh küsimuse eest sellepärast, et mul on üsna pikalt juttu ekleesia mõistest kreeka keeles. Ja see mõnes mõttes peegeldub nagu selles ingliskeelses, ma tegin talle kohe ingliskeelse paralleeli, kus siis siin on see sõna, vastav sõna oleks, näete, seal ma ei ole mitte church kasutanud, ma ei kasuta sõna kirik, aga ka mitte church assemblies, ehk siis need kolleegiad, need kogumikud, inimeste kogumikud, kes siis olid. Et eestikeelne sõna kogudus on hea, sest see on nagu kogudusega seotud, et nagu Jeesusrahva asend ka selles alapealkirjas on selleks liikuma panevaks märksõnaks ja jõuks. Ja tõepoolest see algkogudus võib nagu viidata juba sellele teisele perioodile, mis oleks alguses Jeruusalemmas algkogudus ja võib-olla ka võiks ka mitmuses olla, sest ingliskeelse tõlkes on assemblies juba, mis tähendab see, et Korintuse assembly, Philippi assembly, Efesose assembly ja nii edasi, et see oleks siis nagu selle ekleesia niisugune eestikeelne vaste. Aga teine küsimus oli see, et kui sa täpsemalt ütled, mul see mõte kindlasti on, aga ma seda terminit, see küsimus supersessionism, et Kristus asendas Jumala rahva. Tähendab, ma selles mõttes ei ole päris sellel liinil. Pigem seda, mida ma ka siin pikemalt juba või vähemalt Jakob Jevreli suurest Apostlitegude raamatu kommentaarist olen vaadanud. Pigem ma toetun Paulusele, eriti ka Rooma kirja peatükid 9-11 sellest, kuidas juur kannab oksa, et see ei ole asendus, see ei ole muud, vaid meie oleme nagu selle Iisraeli tüve küljes. Me oleme selle sama, Iisraeli tüve küljes, kuhu ma nagu sellise kurbusega pöördun siis, kui ma räägin sellest parting of the ways teooriast, et kus need teed nagu lahku läksid, et ma jagan siin ühes kohas ära nõnda, et mis juhtus pärast seda Jeruusalemma hävitamist, et mis juhtus messialastega, see kurb lugu, et messialased ja siis muudest rahvastest Jeesusesse uskujad ei moodustanud enam ühte kehaldit, mis alguses võinuks olla, mis tegelikult ka veel Efesose kirjas on kirjas, kus see, et ta lõhkus selle lahutava vaheseina, et muutis tegelikult juudi päranduse, juudi tõotusi ei võeta tagasi. Ma olen nagu selles seisukohal, et Jumal ei võta tagasi Iisraeli antud tõotust. Iisrael on ka selles mõttes jätkuvalt Jumala rahvas, aga tal on nagu seesama kurb moment juures, mida Paulus kirjeldab näiteks teises Korintuse kirjas ka, et oma rahva omadel jääb veel oma pühakirja lugemisel kate, kui nad loevad seda, nad veel ei saa aru, tal on see kurbus selles, aga ükskord see võetakse ära. Ehk siis ma ei ütle asendust, vaid et meie oleme tegelikult nagu see laienenud Iisrael, me oleme selle sama puu oksad, aga siin on toimunud ajaloos selline, nii nagu kogu inimlikkus langenud ajaloos see kurb loolus, et lihtsalt ma palju arutan ka selle termini juudi Kristus, mis on väga halb termin, sellepärast, et inglastel jälle see Jewish Christianity on jälle, et kummast me siis alustame. Kas me alustame sõnast juudi või alustame sõnast Kristus ja sellega ma siin nagu, see on nüüd spetsiifiliselt väga minukeskne lähendus, ma ütlen nagu see, et minu meeles selles lääne
lääne kristluses on tekkinud see moment, et seda pagana kristlust ja seda vormi ja seda organisatsioonilist kuju, mis on kujunenud, on hakatud justkui alateadlikult selleks päris kristluseks nimetama ja siis tuuakse eesliide, aga siis olid need ka veel need juudi kristlus. See on justkui nende suhtes pejoratiivne, aga mina lähtun nagu ikkagi sellest, et üks laul oli, ma mäletan, kes seda laulis, I have returned to the God of Abraham. Et ma olen nagu selle Abrahami jumala juurde tagasi pöördunud. Ja kõik olid juudid, Jeesus oli juud, Paulus oli juud, kõik olid juudid. Nii et ma otsin nagu seda ja vaatan otsin seda elavat, seda mahla, mis maa seest üles tõuseb, okstesse tuleb, nagu see Pauluse pilt on, Rooma 9-11 on suurepärane esitlus. Annan sellele suurema rõhu kui paljud teised. Ja näen selles mõttes seda kristliku kogudust ja kristlust ikkagi selle Iisraeli. Kristus on extension of Israel and not replacement. Tähendab, olen selle niimoodi vorminud, et see ei ole asendus, see ei ole millegi muuga tulemine, vaid see on laienemine. Kogudus, kristlik kogudus on Iisraeli laienemine. I have returned to the God of Abraham. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Nii annan mikrofoni peaks töötama. Aitäh teile veel kord. Mul tuli selline küsimus, mida olen juba pikemalt mõelnud, nii nagu te siin rääkisite ka, et peale seda, kui Jeesus oli läinud maagialt ära, tõusnud taevasse, tekkis periood, kus ei teadvustatud seda koguduse elu või algkoguduse elu, kirjalikud või ilmselt, kui ma olen õigesti mõistnud, see on sellepärast, et algkoguduses inimesed ootasid, et Jeesus tuleb väga kiiresti tagasi. Tahtsin küsida, et kas on teada mingit murdepunkti või mingit kindlat sündmust, et mis siis ajendas järsku, et mis äratas inimesi või tekitas selle mõtte, et me peame hakkama dokumenteerima, kirjutama seda üles, mis toimus. Aitäh! See ei olegi murdepunkti. See on üsnagi, minu hinnangul, kui ma praegu sellele kiiresti vastata püüan. Selles mõttes, et kui varajane kuulutus oli suuline kuulutus ja kui Saulus hakkas kirjutama, ise ta kirjutas endast ka, kui Paulusest hiljem, siis oli üsnagi selline tulevikku vaatav, praktiline Thessaloniklastele saadetud kiri. Esimene kiri Thessaloniklastele on üldise konsensuse põhjal kõige varasem kristlik dokument. Aastal 50 on ümmarguselt see saadetud. Ja sellele hakkasid järgneva siis teised kirjutised, mille puhul praktiliste küsimuste lahendamine, küsimustele vastamine, ütleme, mõnikord, eriti Korintuse kirjade puhul, me näeme väga hästi, et Pauluse väga üsna selgelt, et Paulus ütleb selle kohta, millest teie küsisite, ma nüüd räägin seda ja vastan seda, ehk siis see korrespondents toimis. Ja see kirja panemine, Jeesuse kuulutamine algas selles mõttes praktiliste koguduse elu vajadustele, millele Paulus siis oli see mees, kes sellele kõige varasemalt ja kõige aktiivsemalt ja koolitatumalt reageerida suutis ja see käis kaasas tema enda õpetustööga, tema enda reisidega, tema enda suuliste õpetustega, mida meie ei tea. Me teame, eks ole, neid väljavõtteid, mida ta kirjadena on kirja pannud, me ei tea seda kõike, mida ta õpetas ühes, teises, kolmandas, neljandas kohas, läks jälle eemale. Näiteks Efesosest kirjutas ta oma kirjad Korintosesse, oli Efesoses üle 2 aasta koha peal ja sai teada, mis seal on, andis nõuandeid, kuni siis, eks ole, läks veel mõningane aeg edasi, kui siis meile nimeliselt teada Markus kui Markus, eks ole, aga natukene muud me temast vähem teame, kui temal oli antud mingi täiesti eriline ilmutus rajada uus žanr, evangeeliumi žanr, niisugune, mis algab selle peategelase toimimisega ja
ja mille teine pool on pikk kannatuslugu, mis on siis, ongi saanud hiljem nimetuse evangeelium. Pealkirjana on hiljem siis need 4 Jeesuse elust kõnelevat teost saanud nimetuse evangeelium, aga sõna hakkas ju tegelikult Paulus palju enne kasutama, alates esimesest teosest, esimesest kirjast Thessaloniklastele räägib ta juba evangeeliumist kui heast sõnumist, kui rõõmu sõnumist, aga see, et aga teosele sai niisugune pealkiri pandud, see sündis ilmselt 2. sajandil, kui olid sündinud nii-öelda need meie mõistes žanrilised evangeeliumid, Markus, Matteus, Lukas, Johannes ja hiljem ka teised, mis Uude Testamenti sisse ei võetud ega pandud. Nii et sellist ühte punkti ma ei näe, ma ei oska neid näha ja võib-olla see ongi niimoodi, et seda ei olegi nagu kuskilt otsida, see on kasv. Me ei näe eriti ka kevadel, kui me kevadel hakkame vaatama aknast välja, aprillis, mais, juunis, mismoodi puulehed tulevad, ei olegi nagu murdepunkti, see lihtsalt on. Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Minul oleks küsimus niimoodi teadmatuna kristluses väheste teadmistega. Mis pistmist on ariaanlastel varakristlusega, et tuleb igasuguseid huvitavaid hüpoteese ariaanlaste kohta puhul? Aitäh! Selle perioodiga, mida mina käsitlen, veel ei ole, sest Ariuse ja ariaanlus sündis, mida ma ütlen, on see 3. või on juba 4. sajand, Tarmo 4., eks ole, niimoodi, et see ariaanlus on siis nii-öelda juba varajase lääne, või ütleme varajase kiriku, me veel võib-olla ei ole õigustatud ütlema lääne ja ida, kuigi keelte erinevus ka oli 4. sajand, oli Ariuse käsileõhkimine ja Ariuse teema liitub väga tihedalt Nikaia usutunnistuse sellise sünniga ja õpetusega. See periood siit on paarsada aastat enne, kui me Ariusest räägime. Kas äkki professor Toom soovib kommenteerida? Veel võtaks ühe küsimuse, aeg hakkab kahjuks nüüd kokku pressima, aga pärast on kindlasti siin on võimalik kaasa osta raamat, on võimalik saada autogramm professor Tasmutilt, et siis autogrammi tunni ajal on võimalik ka võib-olla veel mõned küsimused ära küsida. Ja siis ma tahaks juba mikrofoniga vastata, et muud ka kuuleks. Ja, et praegu veel on võimalik, üks küsimus veel. See vist kuulub rohkem müstika valdkonda, aga on arvatud, et esimese 3 sajandi tagakiusamistes ristikogudus sai jääda püsima ainult Kristuse jätkuvatele inimestele. Kas see on üldsegi uuritav aspekt ja kas see mingil määral ka haakub selle raamatu teine? Selle raamatuga ta palju ei haaku see oletus, sellepärast, et siin on küll Paulusele ilmumistest on see raamat puudutab, mida Paulus ise kirjeldab ja siis samuti siin apostlitegude raamatu temaatika õigupoolest küll Paulus ainult ta räägib ilmumistest endale ja apostlitele ja lõpuks ka veel 500 vennale. Aga nüüd ka need hilisemad kirjutised ajaliselt, see 1. sajandi lõpupool on kirjutatud, nemad niisugustest ilmumistest ei kõnele ja see küsimus väljub ajaliselt täiesti, ütleme nagu sellest piirkonnast, mida mina olen käsitlenud, ma üsna selgelt tõmban joone aasta 100-120 piirkonda ja selle aja jooksul oli 2 niisugust olust natuke suuremat tagakiusamist. Üks oli keiser Nero ajal, mida võib selliseks spontaanseks, episoodiliseks, lühikeseks atakiks nimetada, kui ta süüdistas kristlasi Rooma linna põlemises, oli see aasta 64 paiku ja siis, kui Paulus ja Peetrus märtri surma surid ja siis teine oli
Väike-Aasias 90. aastatel, kui keiser Domitianus hakkas keisri kujusid ja keiserlust ebajumalana käskima kummardada, nii et siis see sai nagu sellise süstemaatilisema tagakiusamise, kuid kas seal ei ole ilmutusraamatus nagu oluliselt ilmumiste osas rohkem kui see, et see autor ise ütleb, et see on Jeesuse ilmutus, aga mis teise, kolmandat, neljandat sajandit puudutab, siis kas see uuritav on väga raske vastata, et kuidas seda uurida nii-öelda päris ajalooliselt, selles võib olla mitte uuritav asi. Suur tänu kõigile küsimuste esitajatele. Ja nüüd lõpetuseks siis annaksin veel kord professor Tasmutile sõna, et kui on soovi kedagi tänada siin. Tänada kõiki, kes kohale on tulnud ja aktiivselt kaasa mõelnud ja osalenud ja küsinud ja keda ma tunnen ja neid, keda ma ei tunne ja sind, et sa oled selle jaoks siia välja tulnud ja jõudnud terve raamatu lühikese aega läbi lugeda ja küsimusi esitada. Aitäh sulle. Aitäh muidugi toimetajale Riina Ruudule, kes ikkagi hästi palju küsis mult, et mul on olnud kirjutamise pärast, ma olen nagu aru saanud ja nüüd koha veel ise ka olen lugenud, et umbes selline nagu oled mõttega ees sellest, mida kirja panen nagu kiires korvpallimängus, et muudkui söödad juba palli edasi, lootuses, et lugeja saab aru, aga vahepeal tunnen, et mõni niisugune sidelause on puudu, peaks vahepeal põrgatama ka, et vaataja aru saab ja siis edasi söötma. Et selles mõttes tema, Riina Ruut tõi, on väga tänulik, et ta nagu nendele kohtadele tähelepanu juhtis, kus see mõte ei ole teisele lugejale selge, ta on ise ka teoloog ja kirjanduses väga tugev. Nii et ta oli selles osas hästi hea. Ja Külli Saar on toimetamisega ja kujundamisega väga ilusat tööd teinud ja Gustav Piirile aitäh, et ta pakkus selle Joshuains, selle pealkirja niimoodi sellise korrigeeris mu ingliskeelset varianti, sellepärast, et ma tahtsin siis ta juba kohe, et las ta olla siin juba olemas, et kui ma hakkan etisesse seda panema, et siis ei ole vaja mul endal juba vaja hakata järele mõtlema. Nii et temale selle eest tänu ja no perekonnale teda siin praegu ei ole. Eks nemad on ka näinud kõrvalt seda ja osa üliõpilasi on natukene mõningaid jupikesi seminarides lugeda, sa nende tagasisidet andnud, et kõigile niimoodi aitäh Rahvaraamatule ka. Aitäh Rahvaraamat! Aitäh kõigile tulemast, ilusat õhtu jätku ja uute kohtumisteni loodetavasti ka.